Täna 69 aastat tagasi leidis aset eestlaste uus küüditamise laine, kus kaotasid paljud oma elu, lähedased, tervise ja vara. Ja kurbusega tuleb tõdeda, et okupatsiooni rõhuv taag pole tänagi kuhugi kadunud, sest siiani vaieldakse selle üle, kes ja kellele milliseid kahjusid hüvitama peab. Ent 25. märts on ka Paastu Maarja päev, mis kristlikus maailmas on rõõmupäev ehk päev, mil peaingel Gabriel teatas Maarjale lapse saamisest. Ent just sel erilisel pühal alustasid okupandid eestlaste loomakombel vagunitesse ajamist, et kaasata neid suures Siberi ülesehitustöös. Paraku oli ka eestlaste endi seas kaasaitajaid. Samas ei tohiks ära unustada ka tänaseid majandusküüditatuid, kes on leiba läinud teenima võõrale maale. Mõtteid ja tundeid tänasega seoses on ilmselt rohkem kui neid küünlaid siin minu selja taga. Härra Ants Erm, milliseid tundeid see teist täna tekitab? Te olete ju sündinud hiljem, kui küüditamised aset leidsid. No see päev ja kui ma selle sündmuse peale mõtlen, siis ausalt öelda tekitab see ikka päris tõsist viha. Sellepärast, et kuidas ikkagi see on võimalik, et tullakse lihtsalt ja võetakse kinni ja viiakse ära süütud inimesed, kes ei ole mitte midagi teinud. See on mõistetamatu. Ja ma mõtlen, nagu mul vanaisa oli ennem 44-ndal nagu mõtles, et minna ära või mitte ära minna. Ei, et vanaema hakkas just ütlema, et kus meil loomad ja kõik, ja siis vanaisa mõtles ka, et ei ole ju mingisugust veresüüd ei ole ja midagi teinud ei ole, et kes see siis ikka süütu inimese ära võtab ja läksid 49-ndal kõik, aga nooremad lapsed õnnestus siia jätta ja et see on ikka, see on nii kohutav ülekohus, et seda ei oska nagu kirjeldada. Monika Haukanõmm, teie olete sündinud õndsatel 70-ndatel, mil küüditamisest oli möödas juba terve inimpõlv. Mis teid tänase üritusega seob? Nii nagu igal eestlasel, nii ka minul on suguvõsas neid, kes küüditati Siberisse tervete perekondade kaupa. Õnneks küll enamus neist tulid ka tagasi. Aga eriti minu jaoks teeb selle päeva selliseks vastuoluliseks see, et ma sain me teada hiljem ka seda, et nii küüditatute hulgas oli sugulasi, aga ka kahjuks neid, kes võib-olla aitasid sellele kaasa, mis teeb valusaks selle mälestuse, et miks üks eestlane, üks sugulane teeb teisele midagi sellist. Aga see ongi oluline õppetund nii minule, kui ma arvan ka kõigile eestlastele, noortele, et õppida sellest ajaloolisest kogemusest. Me oleme harjunud võtma tänasel päeval oma vabadust, oma vabariiki iseenesest mõistetavalt, et ta on meil olemas. Aga kui me mäletame, mis on toimunud, siis on see, et me teame, et seda ei saa võtta iseenesest mõistetavalt. Seda tuleb kanda südames, selleks tuleb astuda iga päev neid väikeseid sammukesi, et kindlustada seda tulevikku ka meie lastelastele. Mina lähen appi küünlaid süütama küüditatute mälestuseks. Teile aga ilusat Paastu Maarja päeva jätku!